Jatskar 25. ...2004 tähendas seda, et Jatskar toimus juba 15. korda. Siis oli festival veninud juba nädala pikkuseks. Selle korra staarid olid kitarrist John Scofield, afrorütmide vanameister Manu Dibango ja Ameerika trompetimängija Randy Brecker. Viimane tegi koostööd Estonian Dream Big Bandiga. Eriline oli tol korral veel see, et Erso mängis koos Markus Stockhauseni trioga. Jatskar 2004. Toimumisaeg 17–25 aprill. 31 kontserti Tallinnas, lisaks kontserdid 6 Eestimaa linnas. Tallinnas toimuvad kontserdid 14 esinemispaigas. Esineb 32 koosseisu 19 riigist, 178 muusikut. Kuulajaid oli 15 000. See oli siin ka tasuta päev. Vahvad üritused selles Jatskar mitmeplaanises kavas olid kahtlemata džässipäev muusika ja kunstiga, kus võis käia erinevates paikades nagu vanalinna mõnigi torn, mõnigi kunstisaal, kuulamas tasuta kontserte väikestel koosseisudel. Mina mäletan, et ma käisin pojaga vähemalt 2 Väravatornis näiteks. Ja sellised asjad mitte lihtsalt, et teevad kava mitmekesisemaks ja värvilisemaks, nad annavad kahtlemata hoopis suuremale hulgale inimestele võimaluse ja võib-olla ka tahtmise selle muusika juurde tulla. Natuke teistsuguses paigas, natuke teistsuguses kontserdikohas. Rada 7 foorumis käis arutelu Jatskare ümber. See on ju nagu mingi sõltuvus, et mõtled, et okei, ma lähen sinna, aga siis lihtsalt ei suuda vastu panna ja lähed sellele teisele veel ka. Ja siis mõtled, no seda ju lihtsalt peab ka kuulama. Ja siis... Siin on juba veninud selle 2 nädalavahetuse pikkuseks. 12, 16, 17, 19, 21, 22, 25... Mis põhjusel see niimoodi läks, ma ei tea. Natukene raske on. Võib-olla nüüd oli kogu aeg juba nii palju pakkumisi, et oli vaja nagu Tükree konverentsikeskus oli täis. New Jungle Orchestra oli siis esmakordselt selle Tjorkiga. Maailmarütme Manu Dibango Sakala keskuse öölaval. Mossoma. Postimees nägi öösel tantsivat päikest. Afrofunk titaan Manu Dibango oli tänavuse Jatskare vägevaim ööesineja, kes suutis Aafrika päikese tuua nii Sakala keskuse nõuka nostalgilisse interjööri kui kevadnohuste eestlaste kontidesse. Scofield oli oma noorukestega, aga Scofield on Scofield, et oli ikkagi hea. No muidugi, meistergitarrist John Scofield oli arvatavasti selle Jatskare kõige kuulsam esineja. Pealegi oli temalt päev varem ilmunud uus plaat ja see tähendas, et kontserdil kõlasid ka kõige uuemad lood. Enne kontserdi kohtus kitarrikuulsus fännide ja ajakirjanikega. Toimus väike pooletunnine pressikonverents. Kitarrist oli seal heas tujus ja jutukas. Päris selle kohtumise lõpus küsis üks neiu temalt, mida ta soovib, et Eesti inimestel jääks tema kontserdist meelde ja mida kitarrist neilt vastu soovib. I hope that they like it and they let us know that we feel it. That's all. I didn't come here to do anything except for play my guitar and play some music. Same as I do everywhere.
And I just hope that some of the people enjoy it. And it's just great to come and share this with an audience in a country that I've never been to before. It's great for you to see some bands from other countries come here and play, you know, and be part of the international jazz scene. It's great that things are opening up, you know. Yeah, thank you. Okay. Loodan, et neile meeldib ja et nad annavad meile ka sellest teada, rääkis John Scofield. Ei midagi enamat. Ta ei tulnud siia tegema midagi rohkemat kui mängima kitarri ja oma muusikat. Ikka seda sama, mida ta igal pool teeb. Ja olevat päris tore tulla seda, mida ta iga päev teeb, tulla jagama seda publikuga riiki, kus ta varem ei ole olnud. Ja meile olevat see tore, Scofieldi arvates, kui näeme kusagilt mujalt tulnud bändi mängimas ja me saame niimoodi olla osa rahvusvahelisest džässi elust. Kõik. Vahetult enne kontserti tutvustas kitarrikangelane ennast raadiokuulajatele. Hi, I'm John Scofield and I'm a guitarist, a jazz guitarist, and we are performing tonight with my Uber Jam band. Jazz-kitaristina ennast tutvustav John Scofield mängis Jätskarel oma Uber Jazz bändiga. We are playing a kind of, I guess you would call it funky electric jazz. And it's mostly my compositions, and some of the compositions were written by the whole group. Enamik muusikast on kitaristi oma, aga on ka mõned grupi ühislood. The group consists of me on electric guitar and another guitarist, Avi Bortnik, on rhythm guitar and samples. And then we have a bassist, electric bass, Mark Kelly, and a drummer, Adam Deitch. And he will also rap on one tune. Lisaks Scofieldil on grupis rütmikitarist, kes mõnikord laptopi appi võttes mästab ka samplitega. On veel bassist ja trummar ja trummerilt on ühes loos oodata räpp-laulmist. Thanks a lot, everybody. We love playing for you here in Tallinn. Thank you very much. My name's John Scofield. Thank you. Bye-bye. Postimees andis Scofieldile tiitli. Jätskare peaesineja John Scofieldi laupäevane kontsert Sakala keskuses tõestas, et ameeriklane on igati vääriline kandma talle omistatud superkitarristi tiitlit. Ei tea, kas John Scofieldi Jazzkare kontserdist ikka kirjutati piisavalt. Kindel see, et festivali arvates mitte. Isegi siis, kui ilmunuks 10 arvustusi ja ülevaateid. Asja tuli kuidagi parandada. 2004 oli see aasta, kui Jätskar hakkas ise enda ümber ka meediavõrku kuduma. Selle eeskuju tuli välismaalt. Näiteks oli teinud seda Londoni Jazzifestival, oli kutsunud vabatahtlikke eelkõige just noori kirjutajaid kajastama festivali veebiküljel kontserte. Eks oli siin omajagu põhjust ka tundmisel, et suuremad ajalehed ja tähtsamad ajakirjad ei kajasta piisavalt. Eriti just kontserte ja muusikute tegemisi ja muusikat. Aga kui mõtta seda praeguste mahtude ja ajakirjanduse aktiivsusega Jätskare suunal, siis oli tookord asi tegelikult ikka veel väga hästi. Aga sellegi poolest pani Madi-Liis Parts kokku noorte veebireporterite tiimi, kes tõeliste muusikafännidena askeldasid festivalil kui töökad sipelgad. Meie mõte oli kajastada Jätskare kontserte rohkem kui tavameedias ja anda võimalust ka noortele inimestele kirjutada, kuna džässist kirjutajaid on alati mitte liiga palju olnud. Ja ma mäletan, et esimesel aastal tegime Jätskare veebi üleskutse ja meile reageeris 5 inimest, kellest tänaseks 3 inimest vist on jäänud tegelikult kas Jätsu juurde väga aktiivselt või ajakirjanduse juurde. Et selles mõttes see esimene aasta oli hästi põnev ja me kasvasime koos ja õppisime üksteiselt koos. Ja tore oli see, et need reporterid, kelle me leidsime, nad olid väga julged intervjueerijad ja väga tublid sellised taustauurijad.
et oli väga vahva vaadata nüüd tagantjärele, kuidas moodi need samad inimesed, osa neist jõudsidki või muutusidki päris ajakirjanikeks ja oma esimesed käsitööoskused nad said tegelikult just Jatskaare veebitoimetusest. See jätkus aastast aastasse suhteliselt sarnasena selles mõttes, et väljund oli meil siiski Jatskaare veeb. Ajapikku mõned vanemad olijad pääsesid ka päris ajakirjanduse marjamaale ja said kirjutada erinevatesse ajakirjandusväljaannetesse ja mõned raadiosaated isegi õnnestusid või neil õigemini õnnestus teha intervjuusid mõne raadiosaate jaoks ja aastast aastasse muidugi muutus seltskond professionaalsemaks selles mõttes, et me olime esimeste aastatega õppinud, mida ja kuidas teha ja me kaasasime kogu veebiajakirjanike sellisesse õpetamise protsessi rohkem professionaale ja viimased aastad, kui mina seda tegin, see oli 2009 või 2010, siis juba olid Jatskaare veebireporterid väga tõsiselt seotud välisajakirjanikega, kes käisid Jatskaarel, nii et mäletan nii USA-st kui ka Norrast ja Venemaalt Jatskaart kajastamas käinud ajakirjanikud kohtusid meie veebitegijatega ja andsid loenguid ja vastasid küsimustele ja näitasid oma ajakirju, nii et sellest sai üks selline tõsine noorte jatsu ajakiri lõpuks Jatskaare veebist. Joyce Brasilia oli ka päris hea. Eesti Päevaleht loendas bossa kontserdi pileteid. Eestlaste bossalembus sai ümberlükkamatu tõestuse, kui Joyce'i kontsert Sakala suures saalis ühena esimestest juba ette välja müüdi. Tere, I'm Joyce. Singer, songwriter, guitar player from Brazil, and I am here for my first time here in Estonia. Very thrilled, I have to say. Tere, ütleb brasiillanna. Tema nimi on Joyce ja ta on Rio de Janeirost. Ta laulab, teeb ise laule ja mängib kitarri. Joyce ei ole varem Eestis esinenud ja seepärast olevat enne kontserti veidi elevil. Bossa, samba ja Brasiilia oli Jatskaarel saanud peaaegu et festivali päris osaks. Kuulajatele see meeldis. Nad tulid kohale ja elasid häälekalt kaasa. Lahkusid saalist ilmselgelt päikese näoga. Ja Jatskaar suutis läbi aastate pakkuda heal tasemel ladina muusikat ka. Joyce, kes tookord esines, seda Brasiiliat esindas, oli Euroopas suhteliselt tuntud. The music I make, people in Europe call it hard bossa. And you will see why, because it's bossa nova, but it's also very energetic, very jazzy, and lots of fun, I hope, for everybody. Joyce naeratab lõbustatult, kui ütleb, et Euroopas nimetatakse tema muusikat hard bossaks. Ja küllap kontserdil inimesed ka mõistavad, mis pärast. Seepärast, et see muusika on väga energiline, džässilik ja üpris lõbus. Küsimus, mida Joyce arvab Brasiilia muusika üleilmse populaarsuse põhjuste kohta? I think Brazilian music is interesting because it blends the poetry and harmony of European music, which is one of our origins. Also because it has the rhythms from Africa, which is another origin that we have. Joyce arvab, et Brasiilia muusika edu on põhjustatud sulamist. Selles muusikas on Euroopa muusikajoone ja Aafrikast pärit rütmid. Ja seal on ka Brasiilia algasukate indiaanlaste vabadus ja kergus. See kõik teeb muusika rikkaks ja eriliseks. Joyce tegi oma rahvusvahelise tähelennu, kui tema laule hakati üle ilma mängima klubides. Seal kus tantsitakse. Aga ta ütleb, et ta ei tee tantsumuusikat, ehkki tantsida saab selle järgi küll.
Andersen oli Nigulistes ja kas ta oli Super Silent oli seal Rotermannis. Et norrakaid oli rohkem. See kontsert oli eksperimenteeriv ja seal improviseeriti. Norralane Sidsel Endresen oli Jätskarel esmakordselt. Ta laulis pika kajaga Niguliste kirikus. Jätkus neid värvikaid ja huvitavaid elamusi tegelikult tollel festivalil veel. Nigulistes mängisid norrakad. Norrakaid oli selleks hetkeks Jätskaartel ikka juba kuuldud. Norrast tuli teada. Norra on meil vahva džessimaa, sealt tulevad karged, kenad, kaunid asjad. On meeldivad kuulata ja huvitavad. Ja siis olid meil seal äkki ikka päris hästi täidetud Niguliste pingiridade ees 3 norrakat. Siis oli Andresen mikrofoni taga ja 2 meest, kes üks neist Kristjan Vallumrod, teine Helge Sten. Vallumrod mängis pisikesi elektroonilisi klahve. Helge Sten nikerdas ka seal elektrooniliste asjadega. See ei olnud karge, meloodiline, heakõlaline Norra džäss. See oli selline minu arvates äärmiselt huvitav, otsinguline, õige nurgeline ja kohati ka kõrva kriipiv muusika. Aga minu arvates väga hea ja huvitav kontsert. See kontsert algas ja mõnda aega kestis väga imelikus atmosfääris. Suurem osa publikust oli täielikult üllatunud sellest, mis nad kuulsid ja ka ei osanud seisukohta võtta. Ma istusin enda meelest teises reas väga lähedal, oli huvitav vaadata, eriti Vallumroodi. Vallumrood istus täpselt tooliserva peal. Minu meelest, kui ta oleks veel eespool istunud, ta oleks maha kukkunud. Rohkem tooliserva peal istuda ei olnud võimalik. Ta oli kogu aeg pinges, jälgis täpselt seda, mida tegid Endresen ja tema 3. kolleeg. Ja see oli suuresti ka improvisatsiooniline muusika, ehkki kindlasti olid omad piirid paigas nende lugu struktuuril. Üks lugu, teine lugu, minu arvates ka 3. lugu ja iga loojal valitses vaikus. Peale 3. lugu mina ei pidanud vastu ja hakkasin plaksutama. Ja siis tegid seda ka paljud teised inimesed. Ma kohtusin norrakatega pärast, sest Helge Sten mängib ka Norra ansamblis Super Silent, mis tegi oma kontserdi veel pärast Rotermannis. Ja norrakad olid siiralt üllatunud, nad ütlesid, et nad ei ole kogenud tükk aega midagi sellist. Et nad ei saa aru, kas midagi on halvasti, kas nad kohe üldse ei meeldi või mis vaikus selline on. Igal juhul väga erinevalt mäletan sellist asja. Postimees, are you okay, eestlased? Kui Sidsel Endreseni laupäevane kontsert Niguliste kirikus oli jõudnud umbes 2/3 peale, küsis norralane kerge ebakindluse varjundiga hääles. Are you okay? Kas teiega on kõik korras? Pärast kontserti ütles Sidsel Endresen, et ruum, kus nad esinesid, tingis ka tavapärasemaga võrreldes aeglasema muusika. Aga aeglus ja pikameelsus peaksid ju just olema põhjamaise muusika päris osad. Või mida tema sellest arvab? There is a kind of a slowness to Nordic music generally. I don't know. It's definitely cooler music. It's not hot like hot American jazz or whatever. But what I find difficult to... Igal juhul on Endreseni arvates põhjamaine muusika jahedam kui kuum Ameerika džäss. Kuid niinimetatud põhjamaise kõlaga suhestumine on talle isiklikult keerulisem. Küllap norralased ise kuulevad oma muusikat pisut teisiti kui inimesed, kes elavad mujal. Mingid iseloomulikud jooned on selles muusikas kindlasti, aga neid ei olevat lihtne kirjeldada. Aga ikkagi, kui edasi küsida, helide aeglus näib ühe Sidsel Endreseni eelistusena. I
think I am more attracted to music where there is some space and some room and some quietness in between, that you can use time to develop something. I don't like so much the very efficient music, like very effective. Ba, 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 you just... Anderson selgitab, et teda tõmbab ruum muusikas. Selline ruum, kus on vaikust ja avarust. Ja et oleks aega, mille vältel midagi kasvatada. Tõhus ja efektidele rajatud muusika talle ei meeldi. I think that music can take time, it can take time to develop. Muusikasse peab jaguma aega. Ja pisidetailid on muusikas väga huvitavad. I like details also. Small details. I think they're very interesting musically. I think that when one plays together, it is a kind of a ritual. You go into something which you share. It's a very intimate situation. Koos musitseerimine on väga intiimne olukord, ütleb Anderson. Sa jagad teistega midagi, sa pead usaldama teisi. See on olukord, kus sa tahad luua midagi ilusat. Make something of beauty. So it has some ritual aspects, yeah. Ning midagi erilist on ka hääles endas. Sõnad ja nende tähendus kipuvad vahel segama. When I work with lyrics, it tends to shape the music in a different way. So it gives me more vocal freedom as a musician to work without lyrics, basically. I think the voice also is quite an expressive instrument. Cecil Andersonile meeldib rohkem vabadus, mida ta saab ilma sõnadeta musitseerimisest. Hääles endas on alati mingi sisu ja väljenduslikkus. Selleks, et kuulajas midagi tekitada, ei olevat vaja laulusõnu või kirjanduslikku sisu. Lyrics with a literary content to start a kind of an associative process in the listener. So low. Okay, thank you very much. Stockhauseni trio mängis siis sümfooniaorkestriga Arild Andersen ja Patrice Herral, trommid, Erki Pehkvist juhatas. No ei tea, kas laval oli just 100 muusikut, aga kindlasti oli rohkem kui ühelgi teisel Jatskare kontserdil. Estonia kontserdisaali lava täitis suur orkester, nende keskel oli ennast kiilunud džässitrio, Markus Stockhauseni trio. Mängiti kontserdi täis tema kompositsioone. Composition of mine called Sonnenaufgang in Estonia. Päikesetõus. Okay. Päikeseteos. And then Delfi jälgis Jatskarel sümfooniaorkestrit. ERSO akadeemiline kohalolek laval tekitas eelneva pinge. Nüüd kohe tuleb midagi tõsist. Saal ja selles istuvad lipsustatud inimesed toetasid ootusi. Siis ilmus lavale Stockhausen. Tunne lõi kõikuma. Aastast 2004 pärineb see üks parajalt pikuke mälupilt, mida ma nimetaksin filmimata jäetud muusikadokumentaaliks. Oli ERSO ja saksa trompetisti Markus Stockhauseni trio ühine kontsert Estonia kontserdisaalis. Ja nii nagu need, eriti just sümfooniaorkestri ja džässiansamblite koostööd on, eks nad on üsna avades raamides. Eriti kui tullakse kokku mitte väga pika prooviperioodi järel. Kummalgi on omad rollid, need on suhteliselt selgelt jaotatud ja see on praegu lihtsalt konstanteering ja kirjeldus, mitte hinnang.
Huvitavaks läks ja dokumentaal jäi filmimata minu arvates sellel hetkel, kui välja plaksatati lisalugu. Lisaloo esitas trio üksinda. Sealsamas orkestri ees, orkester ei mänginud kaasa. Ma mäletan, kuidas mina ja kolleeg Immo Mihkelson hiilisime sealt Estonia kontserdisaali raadioruhvist, kus on ümmargune aken, kus tegelikult on üsna ebamugav teinekord alla lavale vaadata, seda enam saali, hiilisime rõdule ja vaatasime seda asja enam niimoodi eestpoolt. Ma ei mäleta päris täpselt pikalt see lisalugu kestis, võib-olla 4, võib-olla 5 minutit. Pala oli väga hea. Ja see, mida oleks pidanud filmima, ei olnud mitte trio. Kaamera oleks pidanud käima ringi mööda orkestrante ja lihtsalt filmima nende orkestrantide nägusid, kes istusid ilma mängimata pilvisel hetkel. Muusika oleks olnud lihtsalt selle filmi muusika. Küll need ilmed olid erinevad. Seal oli kõike. Seal oli sellist ootamatut elevust, huvi, üllatust, tüdimust ja tülpimust oli ka. Ma arvan, et see on üks vahvamaid filmimata muusikamilme, mida mina tean. Aga muusika, mida mängiti, selle muusika keskmes oli ilu. Niisugune tuum koorus välja kuulsa Karl-Heinzi poja Markus Stockhauseni selgitustest pärast kontserti. Jazz now is a very open term anyway. You find all kinds of styles in jazz. For me, I got tired a little bit of this word jazz. When I read now, some people call me a jazz musician. Markus Stockhausen ütleb, et on sõnast jazz pisut tüdinud. See on tänapäeval nii avatud ja mitmestiilne mõiste. Tema puhul on segadust palju, sest varem peeti teda rohkem nüüdismuusika interpreediks, kuna ta mängis oma isa Karl-Heinz Stockhauseni teoseid. Markus ise ütleb, et pigem ütleks enda kohta lihtsalt muusik. Markus räägib selle muusika kohta, mis kõlas Jatskari kontsertil, et tunde sügavus on seal äärmiselt oluline. The depth of feeling is very special. You know, it gives such a rich color and yeah, it's a tremendous joy to do this work. It stimulates the fantasy to write something like this. Tunde sügavus annab värvi ja niisugust muusikat on üüratu rõõm kirjutada, räägib Markus Stockhausen. See paneb fantaasia liikuma. Tema mõtete ja muusika keskmes on ilu. Beauty is a reality in the higher world. On earth, here we have the possibility to choose between beauty and ugliness, between love and hatred. Here we are living in the world of duality and each one has to decide how he wants to behave and what he wants to express. Ilu on kõrgema maailma reaalsus. Siin maa peal võime meie valida ilu ja inetuse vahel, armastuse ja vihkamise vahel. Me elame duaalsuse maailmas. Ja iga üks peab ise valima, kuidas ta tahab käituda ja mida väljendada. But if you consciously try to do something in art, I think our duty and before all our joy is to express something beautiful, something that nourishes the mind, the soul, the emotions of the listener or of the spectator if you're an artist in painting or something. Aga kui inimene teadlikult üritab kunstis midagi korda saata, siis Markus Stockhauseni arvates on tema kohus ja ennekõike rõõm väljendada midagi ilusat, midagi niisugust, mis toidab kuulaja või vaataja meeli, hinge ja tundeid. I think everybody can recognize beauty when you see a nice flower or for all men it's the same. You recognize if you see a nice woman, you know. Ilu liigutab midagi inimese sees. Markus Stockhausen räägib, et kõik inimesed tunnevad ilu ära, sest see on meie kõigi sees olemas. Ilusa lille või mehed näiteks ilusa naise tunnevad küll ära lihtsalt muiates. So we have this possibility to
listen in ourselves what we want to express and decide how beautiful it shall be and how beautiful we can make it. Nii et meil on võimalus kuulata enestes, mida me soovime väljendada ja siis seejärel otsustada, kui ilus see saab ja kui ilusa me suudame selle teha. Aga see ei ole nii lihtne nagu näib. Markus Stockhausen ütleb, et ilu sees on saladus ja igaüks peab selle avastama ise. So in beauty I think there's a secret which has to be discovered and each one discovers it on his own level and in his own way. Randi Brecker siis juhatas meie Big Bandi ja kuidas need Eesti heliloote uued teosed, millel ei olnud džässiga vist väga palju pistmist. Mirjam Tallinn, Tauno Heinz, Ülo Grigul, Raul Sööt. Kindlasti see peab olema lindis, ma arvan. Aga teise suurorkestriga, Estonian Dream Big Bandiga, oli meil tuntud džässistaar Randi Brecker Ameerikast. Ja see oli huvitav üritus selle poolest, et võt just siin selle kontserdi jaoks tegid koostööd Jatskaar ja Eesti muusikapäevad. Ja noored Eesti heliloojad kirjutasid just nimelt Big Bandi koosseisule oma uued tööd, mis siis ette kanti. Ja nüüd aastal 2004, millele on huvitav mõelda aastal 2014, sest alles on olnud aasta 2013 ja Eesti Rahvusringhäälingu aasta muusikuks on kuulutatud Oleg Pissarenko, võime lugeda aastal 2004 Jatskaare raamatukesest selle kohta, et romantik Oleg Pissarenko esitleb Jatskaarele oma uut albumit toona The Little Ones, mis koosneb lüürilisest jatsmuusikast, kus peategelase rollis on ansamblijuhi kitarr. Pissarenko muusika lähtub Evropalikust põhjamaise puutega džässitraditsioonist, ühtaegu romantiline ja kaunis muusika, iseloomustus, mis ilmselt peab paika Oleg Pissarenko muusika puhul ka praegu. Sirp jäi Jatskaarega rahule. Lõppenud Jatskaar oli edukas nii kunstiliste kui arvuliste näitajate poolest, kõlas valdavalt hea või väga hea muusika ning saalid olid kas täis või väga täis. Postimees võttis Jatskaare kokku. Eile õhtuks sai Jatskaare nädal õnnelikult läbi. Õndsust võis nende päevade vältel näha publiku ilmeis nii öölavade ja klubide tuliste rütmidega õhtutel kui ka neil kontsertidel, kus keerulised helimustrid pakkusid intellektuaalset naudingut. Aga selle raha eest on parim muusika, mis võimalik. Aasta 2004. Kuulsite 15. saadet sarjast Jatskaar 25.